Meremess 2026, see on reeglina kohalik kõige mõjusam ülevaade nendest võimalustest, mida meri ja puhkus veel meile pakkuda saavad. Eesti merepiiri on üle 3700 kilomeetri, seega praktiliselt iga inimene, kes siin asub, on ühel või teisel moel veega seotud. Merenduses ikkagi läheb suhteliselt normaalselt, sellepärast, et kui sul on vaja saare peale saada, siis sa pead sinna saama, et siis sa selle veesõidukiga endale soetad ja on küsimus lihtsalt, et kui kallis see on. Aga teine küsimus on muidugi see, et me oleme globaalse maailma osa ja eks meid mõjutab kõik, nii kütuse hind, geopoliitiline olukord ja merematkamises ka inimesed rohkem nagu vaatavad nüüd seda, mis maailmas toimub. Samuti ei saa midagi ette heita sadamate taristule. Neid on korralikult renoveeritud ja see töö selles osas jätkub. 15-20 aastat tagasi eesmärgiks võetud plaan sadam iga 30 meremiili tagant on praktiliselt teostunud. Eks esimesed neist hakkavad juba vajama siin hooldussüvendust ja korrastamist ja tormikahjude parandamist, aga tegelikult ikkagi on Eestis niimoodi, et meresõit ja paadiga ööseks ulgumerele ei jää, alati leidub mõistliku distantsi kaugusel sadam, kuhu tormivarju minna, paat kinni panna. No see on selle meremessi ajaloo kõige suurem alus, mis siia Pirita näitustalli sisse on toodud. Lõhnab sellise uue nagu auto järele, aga kindlasti seda kuupalga eest ei osta, sellepärast, et sellise aluse hind on sinna kuskile 1,3 miljoni euro juurde. See konkreetne alus on juba müüdud. Selle konkreetse aluse puhul on oluline fakt, et see on ehitatud Eestis. Seega on ka kodumaised paadi ehitajad tublid tööd tegemas luksuspaatide ehitamisel. Kvaliteedilt ei pea me üldse tundma mingisugustki alalhoidlikkust siis oma lääne kolleegide ees, et Eesti paadimeistrid on tasemel ja see on silmaga näha, see on tunnetatav käega, see on tunnetatav merekäigus olles. Tulemus on fenomenaalne ja muidugi võimekus tegeleda toote arendusega, võimekus toota ja arendada ise ennast, et ajaga kaasas käia, see on kõik fenomenaalne. Aga mida siis ikkagi eestlane eelistab? Veealuste puhul on see hinnaskaala äärmiselt lai. Algab mõnest 1000 eurost ja lõpeb miljonites. Kuidas siin orienteeruda? Inimesed, kes on suutnud positsiooni endal kindlustada ja kellel on tekkinud võib-olla rohkem ka vaba aega, võimalust vaba aega veeta kvaliteetselt, siis nemad ei ole kindlasti mitte loobunud paatide vaatamisest. Me oleme lähedal oma klientidele ja jätkuvalt tegelikult meil on paate ette müüdud ikkagi juba tublisti ka aastasse 2027. Meremaailmas on niimoodi, et kuna tegemist on tihtipeale ikkagi hobiga, siis lähtutakse kasutusotstarbest. Ehk siis meie puhul täna me näemegi sellist asja, et inimesed tahavad paadiga teha tihtipeale päevasõite, aga vahest ka pikemaid nädalavahetusi ja mõnikord isegi olla nädalakese näiteks Soome saarestikus. Ehk siis tegelikult me jõuame sinna välja, et aitame inimesel potentsiaalsel huvilisel kuulates teda, leida teda nii-öelda potentsiaalselt väljakutsuva nagu aluseni. Olukord maailmas on keeruline. Kas keegi on uurinud paadi ostmise võimalust selleks, et vajadusel saaks sellega üle lahe? Väga terav küsimus. Allun provokatsioonile. Tegelikult ütleme ausad, et see on täna teema, jah. On? Tõsi küll, jah. Et me oleme müünud aastate jooksul päris mitmeid aluseid, et oleks kindlus, et juhul kui siis perega saaks kuhugi ära sõita, aga nii on tõepoolest.